kõige ilusam aeg on heinaaeg. Seda arvamust jagavad peaaegu kõik. Ja see on nii heinatöö kui ka päike ja soojus. Kõige alguses on heina niitmine, aga ennem tuleb ikka teritada. Jah. Nii, niitma! Nii, see hein jääb kuivama, aga nüüd läheme heina kuivatamise juurde. See hein, mis on juba loosmaas kuivamas, selle jaoks hakkame rehasi sättima. Ja hea aatekaaslase Tiit Uuega võtame nüüd piimapleki vahele. Muidu mul rehad käivad vanas puutünnis, aga täna on nii kõva tuul, et me peame tarvitama raskemat. Veidi tuulevaiksem koht. Siit hoonest võtame 4 reha. Näe, võta nii ühte kätte. Ja. Nii võta teise kätte, minne nendega välja. Ma annan sulle kätt. Nii, võta teise kätte. Ja ma võtan siit kuuri alt, siis lähme pikka mööda niimoodi. See meie asi on rohkem mälestusi õigest heinateost. Pere tegi tööd ikka, igaühe kohta oli 1 reha, aga meil on siin nüüd 2 peale 7 reha. Aga kas sa, Anno, seda tead, kuidas linna läinud maatüdruk ei tundnud reha ära, kui reha oli maas? See oli niimoodi, et reha oli niimoodi maas. Jah. Linnapreili küsib, mis asi see on. Jah. Keegi ei ütelnud talle ka, mis ta on. Linnapreili läks lähemale, astus siia peale, vars lõi vastu pead, ütles reha, kurat. Ja. No nii, esimene reha on paigas, pane talle nüüd nagu vastu kaaluks. Nii, paneme siit veel. Vaat niimoodi. Nii, ma panen nüüd siit poolt. Oota, mul on 1 veel. Ei, neid kõik paneme ära, aga nad peavad olema vastavalt kujundatud. Ja las see olla, 1 on pikem. See läheb siia. Nii. Anno, mine sinna teisel poole, näitame, kui ilus asi see on. No, valmis. Nüüd vaatame Ebavere mäe poole. Ja, Ebavere mägi tervitab meid ja tervitab meie installatsiooni. Aga Anno, kas sa seda tead, kui reha oli niimoodi, et piid oli üleval, seda ei tahetud kunagi panna niimoodi, aga kui ta jäi, siis öeldi, et siis hakkab vihma sadama. Jaa, ma tean seda, aga me siin kujundame, seisa sinna poole. Ei, see on väga hästi. Siis on tasakaalu. Ei, see on super. Ma vaatan, et nägu peale jääb. Jaa. Saun jääb ka peale ja kuule, see on... Vana foon. See on peaaegu täiuslik pilt. Aga see on ikka vahva, ausalt öelda. 7 on õnne number ka. Ma teen seda kord või 2 suve jooksul, kui tuleb keegi lugupeetud väärikas inimene, kes saab sellest asjast aru. Jah. Kõik ei taipa maaelu ajaloolist järjepidevust ja teatud maaelu sümboolikat. Mul on õnnestunud mõned asjad sümbolisse viia ja nendele, kes aru saavad, ma demonstreerin seda. Anno teeb tänuväärset tööd selles osas.